Tere taas siit Strasbourgist Euroopa Parlamendist. Nädal on möödunud viimasest korrast, kui ma tegin video Brüsselist. Selle nädala jooksul on palju juhtunud ja ma üritan võimalikult kokkuvõtlikult anda tagasisidet siin toimunu kohta, kuna toimunud on väga palju. Täna on nüüd neljapäev, tulin just praegu suurest saalist hääletustelt, kus olid meil hääletused. Üks hääletus, ma pean kohe ära mainima, oli muidugi Poola ja Ungari teemal, sest nii eile kui üleeile on siin kõvasti arutatud suuri probleeme Poolas ja Ungaris, kes pidavat järgima euroopalikke väärtusi, rikkuma seadust, piirama ajakirjandust ja kõike mida muud veel. Mina loomulikult hääletasin Poola ja Ungariga ühte jalga, ehk siis ma ei toeta seda ideed, et Euroopa Parlamendil peaks olema suurem õigus teha ülekuulamisi poolakate ja ungarite puhul. Ma ei ole nõus sellega, et peab hakkama rakendama sanktsioone, seetõttu mina hääletasin kahtlusteta Poola ja Ungari poolt. Kuid enne hääletusi toimus selle üks tippsündmusi, milleks oli rahvuslippude küsimus suures saalis. Ma kirjutasin sotsiaalmeedias sellest juba esmaspäeva õhtul esimest korda ja ka teisipäeval kirjutasin, et kui ma jõudsin esmaspäeval siia parlamenti õhtul enne kella 10 kohaliku järgi, läksin istungile, siis kuulsin tuttavate käest, oma kolleegide käest, et sama päeva istungi alguses oli meie parlamendi president David Maria Sassoli, Itaaliast pärit parlamendi liige, kuulub sotsialistide gruppi, keelanud ära laudadelt meie oma rahvusriikide väikesed laualipud. See puudutas eelkõige loomulikult inglasi ehk Brexiti parteid, kellel kõigil eranditul on Suurbritannia lipud laudade peal. See puudutas ka meie gruppi, kuna väga paljudel meist oli oma riikide lipuksid laua peal. Ja seetõttu see oli väga ülekohtune, ebaõiglane ja arusaamatu otsus. Me hakkasime siis uurima, et mis on see seaduslik põhjendus, mis on kodukorra alus selliseks otsuseks. Saime teisipäeval infot, et tuginetakse kodukorra reeglitele punktile 10, mis räägib sellest, et suures saalis on keelatud suured plakatid, bännerid või suured demonstratiivsed sõnumid. Ja nüüd selle alla taheti liigitada ka rahvusriikide väiksed lipud. Meie loomulikult sellise tõlgendusega nõus ei ole, kuna näiteks parlamendi suures saalis on otse presidendi taga seina peal ääretult suur Euroopa Liidu lipp, mis on nagu suur plakat ja kannab endas Euroopa Liidu sõnumit. Seega peaks olema kui see keelatud suurest saalist, kui nüüd lipud on bännerid, mis peaks olema keelatud parlamendisaalist. Ja võimalus selleks küsimuseks, et mis põhjusel need ära keelati ja näete oma vastumeelsus sellisele otsusele, avanes täna enne hääletusi, kus päevakava järgi on ette nähtud protseduuri ja reeglite küsimused. Meie grupi president itaallane Lega parteist tõstis kohe käe, et mul on sõnavõtt, mis puudutab protseduurireegleid, avaldas protesti ja esitas küsimuse, et mis põhjusel parlamendi president keelas ära meie lipud laudadelt. Istungit juhatas täna küll asepresident Saksamaalt pärit, ehk siis mitte see Sassoli ise, kuid see asepresident istungit juhatades üritas siis põhjendada, et jaa, see tugineb artiklile 10 ja see oligi parlamendi presidendi otsus ja seda tuleb järgida. Loomulikult meie tekitasime kohe sest lärmi ja suuremat rahulolematust, et kuidas saab võtta parlamendi president vastu otsuse, mis tegelikult rikub kodukorra reegleid. Ehk siis kas me oleme nüüd ühe suurema autoritaarse juhi või totalitaarse juhi kontrolli all, kes ütleb sõltumatutele parlamendi liikmetele, et ei või oma rahvusriigi lippe panna laua peale ja see otsus läheb veel vastuollu ka kodukorra reeglitega meil. Ehk siis kas tal on piiramatu voli otsustada, mis talle vähegi pähe tuleb ja meie peame seda kõike alandlikult järgima. Ja loomulikult me ei teinud seda, me panime oma lipukesed laua peale ja näitasin protesti. Me olime arvestanud sellega, et siis istungi juhataja ehk siis see asepresidentena annab saali töötajatele, keda on umbes 10-20 seal saalis, annab käsu korjata kõik lipud ära, et kuna ju parlamendi president on sellise otsuse vastu võtnud ja olime selleks valmis, et seda siis filmida, teha pilte ja näidata avalikkusele, et milline poliitiline kultuur valitseb Euroopa Parlamendi suures istungisaalis. Õnneks seda ei juhtunud, kuid me nägime ära suurest saalist väga selgesti selle mentaliteedi ja mõtteviisi, kus nii sotsialistide grupp, liberaalide grupp, isegi EPP, ehk siis need grupid, kuhu kuuluvad kõik ülejäänud Eesti saadikud, olid sellega nõus, et lipud tulebki ära koristada. Aga meie sellega muidugi nõus ei olnud ja lipud jäid laua peale. Selline oli siis selle lipujuhtumiga. Kuid ma võin ka öelda, et millega üritatakse hirmutada parlamendi liikmeid järgima reegleid, mis isegi ei ole kooskõlas seadustega või kodukorraga, on see, et kui mõni parlamendi liige teeb midagi, mis läheb vastuollu kas heade tavadega, heade kommetega või rikub kodukorra reegleid, siis parlamendi presidendil on õigus otsustada näiteks, et 10 päeva jääd ilma päevarahadest. Ja kuna päevaraha Euroopa Parlamendis on 320 € päevas,
mis on väga paljudele justkui nii-öelda väikene lisapalk, siis nad arvavad, et see justkui on mingisugune karistusmehhanism või kõva piits, mida kõik kardavad saada. Nii see tegelikult ei ole, sest me ei karda seda, et nüüd äkki härra Sassoli, parlamendi president ja sotsialist, võtab vastu otsuse, et täna umbes 90 või 100 parlamendi liiget, meie poliitgrupp pluss veel Brexiti partei, et me nüüd jääme ilma 10 päevast päevarahadest näiteks. Me seda üldse ei karda, sest me ka teame, et kui selline otsus isegi tehtaks, me selle vaidlustame ja läheme kas või kohtusse, sest selline otsus on ebaseaduslik, sest rahvusriikide lipud ei kuulu bännerite või suurte poliitplakatite alla. Ülejäänud tööst veel selle nädala jooksul kiirelt ja põgusalt annan ülevaate ja tänasel õhtul ma olin ka suures saalis, ma tulin siia Tallinn-Frankfurdi lennuga, võtsin auto lennujaamas, sõitsin siia, tulin kohe istungile, kuulasin ühte debatti, mis rääkis kodututest inimestest ja vaestest, kus sotsialistid ja vasakpoolsed seal kriiskavalt kutsusid üles Euroopa Liitu kõvasti tegutsema selle nimel, et meil kodutut enam tänavatel poleks, et meil pidi olema 11 miljonit inimest üle Euroopa Liidu, kes on kodutud perekondadega, lastega, tänavate peal elavad. Ja siis ma ikka mõtlesin, et huvitav küll, et kas nüüd see on põhjus või on hoopis põhjus selles, et võib-olla tõesti paljus riikides inimesed on kodutud sellepärast, et majanduslik olukord riigis on väga kehv. Ja küsimus see, miks see olukord on kehv ja äkki peaks tegelema sellega, et majanduslik olukorda parandada riigis, parandada ettevõtluskeskkonda, parandada maksusüsteemi, et luua inimestele võimalus, et nad mingil tingimusel ei satuks kodutuks, kui nad seda ei taha. Ja neil oleks võimalus tahte korral töötada, teenida endale palka ja vähemalt saada omadega kuidagigi hakkama, et neil oleks peavari olemas kodus ja söök laua peal. Sellest ta muidugi rääkida ei taha. Siis teisipäeval toimus samuti väga huvitav debatt Iraani ja Iraagi teemal, ehk siis olukord Iraanis ja Iraagis ja Ameerika Ühendriikidega seoses. Pidasin selle oma kõne. See kõne on ka järele vaadatav minu sotsiaalmeediakanalites, minu kodulehel jaakmadisson.ee, ka minu YouTube'i kanalil ja seal ma loomulikult kutsusin üles Euroopa Liitu toetama oma suurimat liitlast, kes tagab tegelikult kogu julgeolekukeskkonda Euroopas ja ka Lähis-Idas. Ehk siis on täiesti kahepalgeline sõimata siin Euroopa Liidu poolt ameeriklasi või jääda vaikides pealt vaatama, kui me väga hästi teame, mis toimub praegu Iraanis. See on täiesti avalik info, leitav avalikust meediakanalitest, et Iraanis praegu, kas või tänasel päeval, pannakse kinni poliitilisi vange, surutakse maha meeleavaldusi, sul on võimatu öelda Iraanis, et sa oled uhke selle üle, et sa oled kristlane, sest tegemist on islami äärmusliku totalitaarse režiimiga, ja on täiesti ära tõestatud, et see riik on tegelenud terrorirühmituste rahastamisega ja rünnakute korraldamisega naaberriikides. Seega siin kaitsta Iraani on täiesti kahepalgeline ja läheb ju vastuolu nende väärtustega, euroopalike põhimõtetega, mida nemad siin Euroopa Parlamendis üritavad ju kaitsta. See oli siis minu selle kõne mõte. Kolmapäeval oli järgmine väga hea ja põnev teema, nimelt olukord Poolas, kus ma tegin kõne, kaitsesin Poolat euroföderalistide eest, sest nemad kutsusid seal Poolat üles sanktsioneerima, kas või astugu välja Euroopa Liidust, viskame ta välja Euroopa Liidust. Ja mina ütlesin neile, et kuulge, vabandust, 2 tundi varem enne Poola debatti toimus arutelu teise maailmasõja mälestustest ja nii-öelda tulemustest. Ja seal olid mitu kommunisti suures saalis, kes õilistasid ja tänasid Punaarmeed, Nõukogude Liitu, kommunistlikku režiimi ja sõimasid Euroopa riike, kes on keelustanud kommunistlikud parteid. Ehk siis see on siin täiesti lubatud siin saalis, et parlamendisaadik võib kiita diktatuurset režiimi, mis on tapnud üle 100 miljoni inimese üle maailma. Režiimi, mis tappis Poolas 20 000 Poola ohvitseri ja sellest süüdistati 40 aastat hoopis sakslasi. Lõpuks võeti süü omaks. Režiimi, mis on küüditanud tuhandeid Eesti naisi ja lapsi. See on justkui lubatud. Kas keegi kujutaks ette, kui mõni parlamendi liige siin saalis peaks kõne ja kaitseks samasuguse entusiasmiga ühte teist režiimi, millest võib täna vangi minna Euroopa Liidus? On ju kujuteldamatu. Seega ma tuletasin neile saadikutele meelde, et siin Poolat süüdistada selles, et nad üritavad reformida oma justiitssüsteemi, milleks nad on saanud väga tugeva mandaadi Poola rahvalt 3 kuud tagasi parlamendivalimistel, kui tänane Poola võimuerakond Õigus ja Õiglus võitis 43% valimistel. Meil ei ole mitte mingisugust mandaati öelda Poola rahvale, et kes peaks olema nende valitsusjuht või milline reform peaks saabuma õigussüsteemis. See on häbeväärne. Lisaks kolmapäeval toimus ka Vikerraadio eetris saade Reporteritund, mis oli siis samast Strasbourgist, kus osalesid kõik Eestist valitud parlamendisaadikud, välja arvatud Marina Kaljurand. Ta oli kuskil ära, õnneks või kahjuks.
ja arutasime Euroopa Liidu küsimuste üle. Ma ei hakka seda saate teemasid kõiki ümber siin rääkima, vaid igal inimesel on võimalik minna kas või Vikerraadio kodulehele ja seda järgi kuulata. Selle veebilingi saab ka minu sotsiaalmeediakanalites kätte. Nii et soovitan ära kuulata, ma arvan, et oli päris hea debatt ja väitlus, kus tulid selgesti esile väga kardinaalselt erinevad nägemused Eesti tuleviku osas, Euroopa tuleviku osas ja nende poliitikate osas, mida praegu Euroopa Komisjon üritab läbi suruda. See on nüüd väga lühidalt öeldes põhiteemad, mis sel ajal on siin toimunud. Ma arvan kindlasti, et see liputeema läheb veel tuliselt edasi, ka järgmine parlamendi sessioon siin Strasbourgis veebruaris, kuid seniks jääme taas kohtumiseni. Järgmine nädal olen juba taas Brüsselis, üritan siis taas videokokkuvõtte teha, et teid ikkagi valgustada, mis tegelikult toimub Euroopa Parlamendis. Olge terved, kui tuleb lund, minge suusatama, kui ei tule lund, siis tehke vähemalt mingit muud sporti. Aitäh teile ja kõike head!